Tere, Liis, suur aitäh, et sa tulid ja olid nõus meiega natukene juttu ajama, sest minu jaoks on kogu see kaanekujunduse teema hästi-hästi põnev. Et kirjanikuna ma saan muidugi panna kõik sinna teksti, aga see, kuidas luua tekstiga sobiv ja lugema meelitav kaanekujundus, on minu jaoks täielik mõistatus. Kas äkki saaksid natukene rääkida, et kuidas üldse algab see kaanekujunduse loomise protsess? Ja, tere, Ene. No, see protsess saab ikka alguse nii, et kas siis kirjastus või autor ise võtab minuga ühendust, saadab mulle oma käsikirja, see on teinekord siis toimetatud või toimetamata isegi, ja siis ma loen selle raamatu läbi ja hakkan pildimaterjali otsima, et mina töötan põhiliselt fotodega ja pildipankadest leian siis mõned pildid ja töötan kollaaži tehnikas, et loon siis selle kaane, et tavaliselt siis raamatust ma otsin seda õiget tunnet või meeleolu, et mis peaks siis seal kaanel kajastuma, et tihtipeale võib-olla need elemendid ei olegi kõige tähtsamad, et pigem see, et kaanega saaks selle sama meeleolu edasi anda, mis seal sõnades on. Ja nii see on, jah. Et ma töötan tehniliselt, ma töötan siis Photoshopis, et arvutis teen kõike ikka, et... Kas raamat on vaja alati kaanest kaaneni läbi lugeda või piisab mõnikord ka sisu kokkuvõttest või lihtsalt märksõnadest, mis antakse? No sisu kokkuvõttes võtan ikkagi vähe, et üldiselt umbes pooled raamatud ma olen jõudnud lõpuni võib-olla, aga et ma loen nii kaua, kuni ma selle miski enda jaoks nagu kätte saan, et kui ma selle põhituuma või olemuse olen ära tabanud, et ma kahjuks ei jõua kõike lõpuni lugeda, et tööd on ilusti õnneks, et sellepärast ei jõua lihtsalt ja vahel tahaks midagi muud ka lugeda, et sellepärast jah, et ei jõua kahjuks kõiki, aga kindlasti peab lugema, sest muidu on sisu kokkuvõttest ei piisa. Märksõnadest on hea, kui autor kirjeldab ka võib-olla veel ise seda tunnet, mida tema tahab edasi anda, aga teinekord see ei ole võib-olla ka vajalik, et eks see sisu peegeldab päris palju ju. Väga huvitav kuulda, et on seal just see nii-öelda tunde otsimine, et ma ise ei ole kunagi sellele niimoodi mõelnud, aga nüüd ma saan kindlasti, kui ma edaspidi raamatuid loen, siis ma vaatan sealt, mis tunde mina sealt kätte saatsin ja kuidas see siis kaanega klapib, et tõenäoliselt väga hästi. Kui palju on aga sellist olukorda, kus kirjastuse või autori poolt on ette kirjutatud, et mis võib või mis ei või kaanel olla või kas antakse tavaliselt täiesti vabad käed? Üsna vabad on jah käed, et sellist asja ei ole, et mis ei või. Et autor vahel on autoril väga konkreetne võib-olla mingi detail või soov, et siis kindlasti ma proovin sellega arvestada. Aga kirjastus küll midagi ette ei kirjuta, et õnneks on ikka vabadus loomisel, et see on oluline, jah. Kuigi nüüd jah, ütlesid, et loomisel on olemas ikkagi see vabadus, siis kas noortekirjanduse kaante kujundamisel on olemas mingid sellised põhimõtted, mida sa alati järgid? Ma ütleks, et ei ole. Mulle tundub, et noortekirjandus on võib-olla erinev ülejäänutega minu jaoks visuaalselt selle poolest, et võib-olla see stilistika saab olla nagu laiem, et on veelgi vabamalt saab läheneda nendele kaantele, et seal võib olla seda lapsemeelsust, aga võib olla ka tõsidust, et see žanr on selline laiehaardelisem, et võib-olla see on selline eripära, et mingeid selliseid
ma ei tea, ühtseid jooni ma isegi ei tooks välja, võib-olla noh, kuidagi hoogsam, kuidagi noh, värvilisem, et need on minu jaoks sellised märksõnad, jah, aga mingeid põhimõtteid ma küll ei järgi, et mida ma ise otsin kujunduses, mis on minu jaoks oluline, ongi nagu värvide kooskõla ja siis see pealkiri, et oleks ühenduses selle pildiga hästi, et pealkiri sulanduks sellesse teksti, et nad koos nagu kaanel moodustaksid terviku, et see on olnud selline minu nagu selline eesmärk, kui ma seda kaant loon, et selline kooskõla, jah. kui palju sa oled enda selle kujunduse karjääri jooksul näinud erinevaid trende tulemas ja minemas, et kas on mingeid spetsiifilisi, mida sa oskad välja tuua? No trendid on nagu ikka disainis ja pakendi disainis, ja moes, et noh, ka raamatukaaned on selles mõttes on ka natuke nagu pakend, et kui mingil aastal tulevad mingid värvid moodi, et siis võib-olla võib näha neid kaantel ka ja noh, kui vaadata välismaa kirjandust ja Eesti kirjandust, eks need kaaned on ka nagu erinevad, et Eestisse kuidagi võib-olla ka jõuavad need sellised välismaalikud kaaned vaikselt, et noh, kui konkreetselt midagi välja tuua, võib-olla siis selline käekirja stiil ja illustratsioon, et see nagu vaikselt tuleb nagu Eesti kaante peale ka, et illustratsiooni just, et minu arust veel kasutatakse suhteliselt vähe, kuigi see on tegelikult väga lahe ja äge on ja isikupärane, et võiks nagu julgemini isegi seda noorte kaantel kasutada. Et jah. Et jah, aga noh, samas on raamatu sisud alati ajatud ja raamatukaantega tegelevad ju ka kunstnikud, kellel on oma stiil, et ma arvan, et keegi ei ole väga selline trendi, et sa ei saa trendis nagu kinni olla lihtsalt põhimõtte pärast midagi kindlat nagu jälgida, et see ikkagi lähtub sellest raamatu sisust ja proovida selle ümber siis õige vormi luua, et ükskõik, mis ajastust see vorm siis pärit on. Kui tihti on sul juhtunud seda, et sa väldid mõnda kujundustrendi teadlikult ja kas sellel on mingi kindel põhjus olnud? Ei, ma ei väldi midagi. Kas ma oma oskuste piires nagu loon, et ei, ma ei väldi, jah. Teinekord, kui on mõni soov, et pealkiri peab olema suurelt või pealkiri võiks olla väiksemalt, et sellised tehnilised asjad või konkreetsed autori soovid, aga ei. Ja nüüd siit vältimise juures täiesti skaala teise otsa, et kas sul on, millised on sinu enda loodud läbi aegade lemmikud kaanekujundused või kas sa oskad kellelgi teiselt välja tuua mõne kaanekujunduse, mis on tõesti täpselt see, et täpselt nagu kirjanikelt küsid sa alati nende lemmikraamatuid, siis ma küsin neid lemmikkaanekujundusi. Kahjuks ma pean ütlema, ei ole lemmikkaanekujundust, et neid lemmikuid selles mõttes on väga palju ja ma käin ikkagi raamatupoes ringi üsna tihti ja vaatan neid erinevaid kaasi ja vahel olen mõne raamatuga ainult selle kaane pärast koju ostnud. Aga väga harva, et seda visuaalne maailm on nii kirjum ümber, et seda infot ja inspiratsiooni ikkagi leiab nii palju igalt poolt, et kuidagi nendesse ei saa selliseid lemmikuid välja tuua, et jah. Ja endal ka ei ole mul lemmikuid, et mul on hea meel siis, kui ma oma töös midagi nagu enda jaoks nagu uut avastan ja et selle üle on hea meel, et vanu asju niimoodi kuidagi
ei saa jah lemmikutena välja nagu tuua, et kahjuks jah, ei ole nimesid siin. Selge, aga suur aitäh veel kord, et sa võtsid aega ja tulid meiega rääkima, sest nagu ma ütlesin, minu jaoks see kaanekujunduse maailm on sedavõrd võõras, aga hästi huvitav ja praegu sain väga palju mõtteid ja asju, millele ise mõelda ja samamoodi, et kui ma nüüd poes ringi käin, et siis saan ka kaasi natukene teise pilguga vaadata. Et minu poolt jah, suur aitäh, et sa tulid. Ja aitäh sulle ja kindlasti jah, ikka käige seal väliskirjanduse letis ja et väga huvitavaid asju on, et ja raamatuid ilmub väga palju ja väga ilusaid, et hoidke silmad lahti ja aitäh sulle. Ene, no kuidas siis tundusid need kaanepildid? Väga, mulle tõesti meeldib vaadata niimoodi, et kui on kokku pandud ja terve aasta jooksul ilmunud kaanepildid, kahjuks märkasin, et minu lemmikvärvi rohelist ei ole eriti kasutatud, äkki järgmisel aastal, aga kõik need esikolmiku kaanepildid on tõesti hästi silma jäävad, et selles osas ma ei ole väga üllatunud, et just need sinna esikolmikusse hääletati. Ja muidugi üks asi on see, et sa vaatad kaant ja ma arvan, et kindlasti on väga palju inimesi, kes alustavadki raamatu lugemist puhtalt kaanepildi pärast. Aga ma annan siin hästi kiire ülevaate niimoodi paari sõnaga, et mida on igas raamatus oodata, kui sa kaanepildis kaugemale jõuad. Colleen Hooveri Mõrad südameluus on väga populaarse kirjaniku uusim eesti keeles ilmunud teos ja seal on siis teemas 2 noore inimese armumise lugu. Ka Mõrad südameluus, et selle on siis väljanud kirjastus Pegasus. Winter Kuu kroonikad, mille on väljanud kirjastus Picoprint, on Marissa Meieri poolt kirjutatud sari, kus siis saavad mitmed klassikalised tuntud muinasjutud saavad täiesti uue futuristliku võtme, et saavad jälle täiesti uued maailmad. Ja nagu me nägime, siis kaanekujunduse võitjaks hääletati kirjastus Rahvaraamatu poolt välja antud Rasteri tüdrukud. Nii palju ma ise ei ole jõudnud seda raamatut veel lugeda, aga mis ma olen kuulnud teistelt ja lugenud teistelt, on see, et see raamat on ühtlasi nii jõhker ja ilus, kui ka selline, ta näitab ka seda tüdrukute vahelist sõprust üldiselt, kuidas on olemas vastupidavus, kui palju saab üksteise abiga ära teha. Ja tundub, et arvustused ja raamatu kirjeldused on väga hästi jõudnud tõesti ka raamatu kaanele. Raamatu kaane autorites on Regina Flath ja Aikut Aidogdu ja ütles, et nende looming ühendab kaanepildil 2 väga erinevat elementi ja disaini. Et ühelt poolt on ju kaanel tüdruk, kes on otseses mõttes laguneb lintides ja ribades, mis on ausalt öeldes natukene õudne ja hirmus ette kujutada. Ja teiselt poolt siis need kaunid lilled, mis sealt tüdruku sees tärkavad. Mina ütlesin, et selliselt ongi ühendatud ilu, on ühendatud õudus ja nii palju, kui ma olen teistel kuulnud ja lugenud, siis seda ilu ja õudust oma ühenduses kohtab ka lugeja, kes raamatu kätte võtab ning lugema asub. Aitäh! Noor loeb 2021 kandidaadid on
täiusliku elu hind on kirjutatud koroona esimese laine ajal, siis kui oli eriolukord ja oli palju vaba aega. Hakkasin kirjutama, sest tahtsin proovida ise oma õpilastele raamatut kirjutada. Esialgu hakkasingi kirjutama just selle mõttega, et anda distantsõppe ajal neile lugeda midagi uut, mida kuskilt mujalt veel ei olnud saada. Niisiis peatüki haaval arenes lugu nii minu õpilaste jaoks kui minu enda jaoks. Ehk siis võiks öelda, et kogu see idee tekkis tegelikult järk-järgult. Esimese impulsi ja mõttena oli see, et lugu võiks olla seotud ühe vana majaga, samuti oli kujutluspilt peas Karolinist. Aga see, kuidas olukorda lahendada, see tekkiski päev-päevalt, nädal-nädalalt, kuni lõpuks tuli lõpplahendus. Alustasin raamatu kirjutamist stseenist, kus minu peategelane Saskia loobib lumepalle vastu stoilise kuusetüve. Pärast selle stseeni kirjutamist seadis Soomets, mis oli ka päriselt sellisel kujul olemas, ennast mu raamatusse mugavalt sisse ja ei kavatsenudki lahkuda. Ja kui ta seal juba oli, tuli ülejäänud jutt iseenesest. Mulle on mets olnud alati rahu ja järelmõtlemise kohaks, inspiratsiooni ja kujutusvõime ergutajaks. Mets kaitseb ja hoiab, söödab ja katab, hukutab või annab jõudu. Sellisena terendab ta kas silmapiiril või sahiseb otse maja taga. Hirmutab või kutsub ennast avastama. Ja nii sündiski Saskia läheb metsa. Idee noorteromaani Juhused kirjutamiseks tuli mulle siinsamas minu enda klassiruumis esimesel aastal, kui ma olin õpetajana tööle hakanud. Ja ma olin tol korral jätnud endaga vahetunniks klassi istuma 2 8. klassi poissi, kes ei olnud tunnis mitte midagi kaasa teinud. Aga kuna sellest teemast me olime nendega juba nii palju rääkinud, siis ma küsisin neilt vahelduseks hoopis, et milline on üks hea noorteromaan. Et mis on olnud viga kõigil neil raamatutel, mis ma neile seni lugeda olen andnud, ja kui nad saaksid esitada tellimuse ühele heale noortekale, siis milline see olema peaks. Nad lugesid mulle hulga asju ette, ma panin need kõik kirja ja nende seas oli ka siis see, et üks hea lugu võiks alata peoga ja seal peal võiks kindlasti keegi peksa saada. Ja kui ma tol päeval siis pärast tööd koju sõitsin, oligi mul juba olemas väga selge pilt Rainist, kes läheb ühele peole, kus hakkavad hargnema siis loo juhused, sündmused. Tere, mina olen Kristi Piiper ja minu kõige viimane noortekas on Tinderi kooma. Selle ma kirjutasin peamiselt 3 põhjusel. Esiteks, ma tahtsin kirjutada noortele midagi lõbusat ja kerget, mida saaks lihtsalt ajaviiteks lugeda ja kus saaks palju nalja. Teiseks, ma tahtsin kirjutada nii, nagu ma ise võib-olla räägiksin oma sõbrannadega, et ilma väga palju analüüsimata, mõtlemata ja nii nagu torust tuleb. Minu teine hiljutine noortekas on Topelt-tee ja selle ma kirjutasin natukene võib-olla sarnasel põhimõttel Tõde või tegu sarjaga, ehk siis, et seal oleks põnevust, mis paneks noori edasi lugema, aga samas seal taustal oleksid siis keerulisemad probleemid ja teemad, millega tegeletakse.